Meile on alati öeldud, et USA-l on maailma kõige võimsam sõjavägi. Aga mis siis, kui see enam ei vasta tõele? 2023 aasta lõpus tungiti selle kõige paremini kaitstud õhuruumi. Mitte üks, mitte kaks, vaid vähemalt 17 erineval korral. Ja sõjaväe reaktsioon? Nad vaatasid lihtsalt pealt. Pentagonil on mitmeid rangelt sanastatud videoid, mis väidetavalt on seotud tuvastamata objektidega. Aga mis siis, kui sellel pole tulnukatega üldse mingit pistmist? Võib-olla on põhjus, miks kongress ei saa selget vastust, palju lihtsam ja häirivam. Sõjavägi teab juba, mis lendab USA õhuruumis. Nad lihtsalt ei tea, kuidas seda peatada. 2023 aasta detsembris ilmus 17. järjestikusel ööl Virginia osariigis asuva Joint Base Langley Eustis kohal 1–2 tosinat tuvastamata drooni. See baas on F-22 Raptori koduks, mis on üks arenenumaid õhuülekaalu hävitajaid, mis eales ehitatud. Droonid saabusid vahetult pärast hämaruse saabumist. Mõnel neist olid tuled, mis jäid kaamerate ette, mõnel aga mitte. Nad lendasid lahtistes formatsioonides, jagunesid laiali ja kogunesid siis uuesti kokku. Õhujõudude ametlike hinnangute kohaselt oli suurim neist kuni 6 meetrit pikk, lennates üle 160 km/h kõrgusel 900–1200 meetrit. Väidetavalt ronisid kõrgemad sõjaväelased katustele öövaatlusseadmetega, et paremini näha, kuid mis veelgi olulisem, keegi ei suutnud neid droone tuvastada ega peatada. Langley lennubaasis paiknev F-22 eskadrill pidi jääma maa peale ja nende öised operatsioonid tühistati. Õhuvägi kinnitas juhtunut avalduses, märkides, et baas täheldas esmakordselt mehitamata õhusõidukite tegevust 6. detsembri õhtul ning kogu detsembri jooksul toimus mitu sissetungi. Ükski sissetungidest ei paistnud olevat vaenuliku kavatsusega, kuid kõik, mis lendab meie piiratud õhuruumis, võib ohustada lennuohutust. Isegi praegu pole Pentagonil endiselt selgitust, kust need pärinesid. Sõjaväe ametlik seisukoht oli, et tundmatu parv tegutses 17 järjestikusel ööl ühe Ameerika kõige arenenuma hävitajate baasi kohal. See suutis lennukeid maa peal hoida, lipsata mööda kõigist tuvastussüsteemidest ja vältida kõiki katseid seda kinni püüda ning see ei käitunud nagu miski, mida nad varem olid näinud. Ametlikes raportites ei nimetatud neid isegi droonideks ega mehitamata õhusõidukiteks. Neid nimetati UAP-deks ehk tuvastamata õhunähtusteks. Nüüd mõelge, mida kongressile samal ajal räägiti. Vilepuhuja David Grush on 14-aastase kogemusega õhujõudude luureohvitser. Ta oli ka tuvastamata anomaalsete nähtuste analüüsi kaasjuht. 2023 aasta juulis andis ta vande all tunnistusi, et valitsus on juhtinud aastakümneid kestnud allakukkunud objektide väljatoomise ja pöördprojekteerimise programmi, mis hõlmab mitteinimliku päritolu objekte. Ta ütles ka, et talle keelati juurdepääs neile programmidele, mida ta pidi uurima ning väitis, et sõjavägi kasutas vahendeid valesti, et varjata neid operatsioone kongressi järelevalve eest. Grushi sõnu kordas ka endine mereväe leitnant Ryan Graves. Ta tõi välja, et ametliku poliitika kohaselt on enamik sõjaliste süsteemide poolt alates 2021 aastast kogutud UAP andmeid Pentagoni poolt salastatud salajasele või kõrgemale tasemele. Enamik neist. Lõpuks ei teatata kunagi ametlikult 95% sõjaväe ja kommertspilootide UAP-i vaatlustest. Tegelikult hoiab Pentagon väidetavalt praegu esindajatekoja järelevalvekomitee eest kinni 46 konkreetset videot. Need on salvestatud sõjaväe anduritega ja seejärel liigitatakse need tasemetele, mis takistavad kongressil neile juurdepääsu. Mõned analüütikud usuvad, et avalikkusele on öeldud, et need lindistused on salastatud, et vältida massilist paanikat mitteinimliku intelligentsi olemasolu pärast, ning et salvestised on nii erakordsed, et nende avalikustamine destabiliseeriks tsivilisatsiooni. Aga kui need alused oleksid tõesti maavälised, siis peaksid kõige kuulsamad UAP-klipid, mis meil juba olemas on, ka põhjalikul vaatlusel paika pidama. Aga nad ei pea. Gimbali video on kõige kuulsam UAP-tõend avalikus arhiivis. Pentagon avaldas selle ametlikult. 2020 aastal, see salvestati 2015. Aasta jaanuaris FA-18F Super Horneti infrapunaanduriga idaranniku lähedal. Mida vaatajad nägid, või õigemini, mida neile öeldi, et nad näevad, oli tume elliptiline objekt, mis pöörles ühtlaselt vastupidises suunas tuulele. Näha polnud ühtegi nähtavat tõukejõuallikat, tiibu ega heitgaasijuga. Klipp levis kulutulena. Videos on kuulda pilootide hääli kokpiti salvestisel, kes ütlevad, vaata seda asja, see pöörleb. Miljonid inimesed vaatasid neid klippe ja jõudsid samale järeldusele. Mida nad nägid, polnud pärit maalt ega olnud inimkätega ehitatud. Publikule ei räägitud aga tehnilisest taustast, kuidas see kujutis loodi. Kaadrit salvestav sensor on Raytheon NASQ 228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared Pod, tuntud ka kui ADFLIR-süsteem. See on lennuki välisküljele paigaldatud sensor ning kui sihtmärk liigub selle ulatuses serva poole, pöördub podi sees olev kaamera füüsiliselt oma korpuses, et hoida objekti vaateväljas.
Infrapunaspektris sellisel kaugusel ja läbi atmosfääri paistab kaugel asuv lennuk ähmase kuuma laiguna, millele sensor püüab lukustuda. Kui jälgimispoolt pöördub, et lukustust hoida, kandub see liikumine üle ka pildile ning see, mida sa näed, jätab mulje, nagu objekt ise pöörleks. Mick West, teaduskirjanik, kes on tuntud UAP kaadrite analüüsimise poolest, on aastaid sõjaväe videoid kaaderhaaval lahti võtnud. Ta analüüsis gimbali kaadreid kasutades poditehnilisi andmeid, kokpiti andmeid ja sensori liikumise geomeetriat. Tema järeldus oli, et pöörlemine, mida kõik nägid, polnud üldse objekti pöörlemine. See oli kaameraefekt 8-FLIR süsteemi sees. Teisisõnu, video, mis veenis miljoneid, et nad näevad tunnukate tehnoloogiat, võis olla lihtsalt kaamera ise. Meie enda varustus pettis meid. Ja kui kõige kuulsam, kõige laialdasemalt levitatud UAP tõend avalikus arhiivis on optiline illusioon, siis me ei küsi enam, kas tulnukad on päriselt olemas. Mida me tegelikult peaksime küsima, on see, mis tegelikult Langley kohal oli. Või veelgi parem, mida see ütleb Ameerika kaitsevõime kohta, et keegi ei suutnud seda peatada. Langley Eustis ühendbaas on 2 F-22 Raptori hävitajate eskadrilli kodubaas ning kuulub USA pealinna piirkonda kaitsva NORAD-i õhukaitsevõrku. Õhulahinguväe juhatus asub seal ning läheduses on suured mereväebaasid mööda Virginia rannikut. Ameerika õhukaitse ülesehituses on see mandri USA's umbes nii tähtis, kui üldse olla saab. Alates 2023. aasta 6. detsembri õhtust ja jätkudes 17 ööd kuni 23. detsembrini tulid droonid ning nad teadsid baasi paigutust. Nad ilmusid videvikus, kui visuaalne tuvastamine on kõige raskem ja infrapunaandurid on maapinna jääksoojuse tõttu alla surutud. Nad lendasid formatsioonides, jagunesid ja koondusid uuesti. Iga öö esimene droon oli tavaliselt suurim ja lendas suurel kiirusel, justkui teostades luurelendu. Väiksemad seadmed järgnesid talle. Kohalik Virginia korrakaitse jälitas neid isegi patrullautoga või jalgsi. Nad kaasasid FBI ja Kaitseministeeriumi ressursid. Isegi NASA saatis välja oma V-10B-57F kõrgelennulise uurimislennuki, mis tiirutas Langley kohal, et üritada ülalt andmeid koguda. Mitte miski sellest ei toiminud. Igal ööl kadusid droonid sama kiiresti, kui nad ilmusid. Järgmisel hommikul suutis baas ainult kinnitada, et midagi oli seal olnud, neid jälginud ja siis lahkunud. See oli nagu võõra jõu kohalolek Pentagoni tagahoovis 2 nädalat järjest, samal ajal kui valvurid jälgisid neid binokliga. Kogu selle aja oli Ameerika kõige arenenum õhuülekaalu hävitaja oma kodubaasis maa peal. Õhuvägi ei saanud lubada, et F-22 põrkub pimedas drooniga kokku. Sõjavägi ütles, et droone ei peatatud ega hävitatud, kuna seaduslikud piirangud takistavad tuvastamata UAP-dega tegelemist USA õhuruumis. Ja tehniliselt on see tõsi. Föderaalseadus piirab jõu kasutamist mehitamata õhusõidukite vastu riigi territooriumil osaliselt tsiviillennunduse kaitsmiseks, kuid ka seetõttu, et kui selgub, et tegemist on eraomandist süsteemiga, võib selle allatulistamine viia tõsise juriidilise ja poliitilise segaduseni. Need reeglid olid mõistlikud ajal, mil droonid olid peamiselt hobidroonid. Need reeglid on palju vähem mõistlikud, kui droonid hõljuvad tuumavõimekusega õhukaitserajatise kohal ning neid ei suudeta isegi tuvastada ega jälgida. Õiguslik raamistik polnud ohuga sammu pidanud. Ja see lõhe selle vahel, mida seadus lubas ja mida olukord nõudis, oli ilmselt midagi, millest nende droonide operaatorid said väga hästi aru. Nad tegutsesid selles ruumis, mis jäi Ameerika reeglite ja Ameerika võimete vahele. Kes veel sellel planeedil võiks täpselt teada, kust need lüngad asuvad? Enamikus avalikes UAP aruteludes on vaikimise eeldus, et kui miski näib võimatu, siis see peabki olema võimatu. Kui andur näitab, et miski hüppab nullist Mach 20 nii, eeldavad inimesed lihtsalt, et objekt ise teeb seda päriselus. Nad eksivad. Ja aru saada, miks see nii on siin peaaegu kõige olulisem, sest see muudab seda, mida sa arvad nägevat. Tere tulemast võltssignaalide maailma. Elektroonilise sõjapidamise võltssignaalide kasutamine töötab nii, et radari ja anduri süsteemidesse süstitakse valesignaale, et tekitada valekajasid. Need on näidud, mis ilmuvad ekraanile kui kindlad kontaktid, kuid tegelikult ei vasta üheski teatatud asukohas füüsilisele objektile. See tehnoloogia on tegelikult eksisteerinud erinevates vormides juba külma sõja ajast, kuid selle ulatus ja võimekus on alates 2000 aastatest märkimisväärselt arenenud. Hästi teostatud võltsignaali rünnak võib panna aeglaselt liikuva drooni radariekraanil paistma kontaktina, mis liigub hüperheli kiirusel võimatul trajektooril. Sensor näeb lihtsalt seda, mida pettusignaal talle näha käsib ja see manööver eksisteerib ainult andmetes. Lennuk, mis neid ekstreemseid manöövreid teeb, ei pruugi füüsilises mõttes üldse olemas olla. Olemas on vaid signaal, mida sensorid vastu võtavad ja kui sul oleks samas kohas päris kaamera, siis ei pruugi seal üldse midagi olla.
nii et see, mida mereväepiloodid mõnikord kirjeldasid kui seletamatut lennukäitumist, võib mõnel juhul olla hoopis midagi muud. Elektrooniline sõjapidamine tekitab süsteemis kummituskontakte. Signaalid, mis on loodud selleks, et segadusse ajada, üle koormata ja vastuseid reaalajas uurida. Aga see on ainult üks osa probleemist, sest lisaks mürale on taevas ka päris asju, mida pole vaja võltsida. Hiina TF-17 hüperhelikiirusel liugur liigub kiirustel Mach 5 kuni Mach 10 ning teeb seda kõike lennates ettearvamatuid trajektoore atmosfääri piiril. Need trajektoorid on spetsiaalselt loodud selleks, et murda neid tõrjesüsteeme, mille ümber USA raketikaitse on üles ehitatud. Need süsteemid loodi selleks, et tõrjuda ballistilisi rakette, mis liiguvad etteaimatavatel kaartel. TF-17 ei järgi etteaimatavat trajektoori. USA mereväe kaitsesüsteemide vastu pole TF-17 jõudluseilis sugugi väike. Tegelikult oleks see nagu võrrelda professionaalset sprinterit ja väikelast 100 jardi jooksus. Ameerika vastumeetmed ei võistle isegi samal alal. Kui ühel poolel kombineerida võltssensorsignaalide tekitamine ja teisel poolel reaalsed hüperhelikiirusega relvad, tekib täiesti uut tüüpi oht. Ja just siin on narratiiv tulnukate ajamitehnoloogiast vigane. Või võib-olla ongi see lihtsalt soovitud tulemus. Kui sinu esimene oletus on, et see oli tulnukate kosmoselaev, siis sa ei otsi enam, kes maal võiks tegelikult selle taga olla. Sa lõpetad küsimise, millisel vastasel on võimekus selliseid sensorisignatuure tekitada ja sa lõpetad palju ohtlikuma küsimuse esitamise. Kas keegi sihilikult testib Ameerika kaitsesüsteeme lihtsalt selleks, et näha, kuidas süsteem reageerib? Ja keegi, kes selle poliitika eest vastutab, näib seda ilmselt teadvat. 2023 aasta suvel esitasid senaatorid Chuck Schumer ja Mike Rounds eelnõu, millest sai Ameerika ajaloo kõige olulisem UAP-teemaline seadusandlus. 2023 aasta tuvastamata anomaalsete nähtuste avalikustamise seadus. See eelnõu polnud lihtsalt sümboolne žest, selle eesmärk oli süsteemi avama sundida. Nähti ette presidendi ülevaatusnõukogu loomine ja nõukogule anti deklassifitseerimisõigused. Samuti kehtestati seaduslik nõue, et agentuurid peavad oma UAP andmed üle andma. Kuid selle sees oli peidus kõige olulisem osa, sundvõõrandamise klausel, mis sätestas, et USA föderaalvalitsusel on õigus võtta enda valdusesse kõik tundmatu päritoluga tehnoloogiad, mis on eraõiguslike isikute või ettevõtete käes. See hõlmas ka bioloogilisi proove, mis viitaksid mitteinimlikule või maavälisele päritolule. Oluline märksõna siin on eraõiguslikud üksused. Kui kaitsetöövõtja hoidis materjale, mille uurimiseks valitsus oli nad palganud, võis valitsus need ära võtta. Töövõtjal ei oleks olnud seaduslikku õigust keelduda. Iga lennundusettevõtte jaoks, kelle programmid toimisid väljaspool tavapärast avalikustamisraamistikku, ei olnud see klausel lihtsalt ebamugav. See võis programmid täielikult peatada või tekitada võimaluse nende lõpetamiseks. Edasine kulg järgis Washingtonis nii tuttavat mustrit, et seda vaevat enam uudiseks peetakse. Siis algas vastuseis. Congressman Mike Turner ja Mike Rogers juhtisid jõupingutusi, et seaduseelnõu enne selle vastuvõtmist kärpida. Ja kui 2024 aasta kaitseelnõu lõpuks 2023 aasta detsembris komiteest välja tuli, oli UAP avalikustamise seadus vaevu äratuntav. Sõltumatu läbivaatamiskomisjon oli kadunud. Sundvõõrandamise säte eemaldati. Algne idee automaatsest avalikustamisest oli kadunud. Selle asemel olid 25-aastased viivitustähtajad ja riikliku julgeoleku erandid, mis võimandasid dokumente tähtajatult kinni hoida, kui neid peeti tõsiseks ohuks. Lõpuks jäi valitsusele täielik kontroll selle üle, mida avalikkus tegelikult näha saab. David Grush nimetas seda Ameerika ajaloo suurimaks seadusandlikuks läbikukkumiseks. Open Secretsi andmetel 2023-2024 valimistsükli kohta sai Turner kaitsetööstuse ettevõtetelt üle $174 000 ja kaitselennunduse sektorilt üle $80 000. Rogers oli selle tsükli suurim kaitsesektori rahastuse saaja, kogudes kaitsetööstuse ettevõtetelt üle $400 000. Kaks esindajat, kes tagasid, et sundvõõrandamise klausel kunagi seaduseks ei saaks, said kokku üle $650 000. Kogu tsükli jooksul ületasid kaitsetööstuse kogupanused neile, kes seaduseelnõu blokeerisid, $1,2 miljonit. Sama summa võiks rahastada 40 täistipendiumi Ivy League'i ülikoolides. Turneri tuvastatud annetajate hulka kuuluvad Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems ja General Dynamics. See on põhimõtteliselt kogu nimekiri ettevõtetest, keda oleks kõige otsesemalt ohustanud kohustuslikult avalikustada eraviisiliselt hoitavaid taastatud materjale. Mida täpselt kaitsetööstuse ettevõtted maksavad? $1,2 miljonit, et saladuses hoida. Vastus viitab otse Pentagoni enda raamatupidamisele. 2023 aasta novembris kukkus Pentagon juba 6. aastat järjest auditi läbi. Sama juhtus ka 2024 aastal. 2025 aastaks on auditi läbikukkumisi juba 8 aastat järjest. See ei ole lihtsalt väike numbrite vahetamine.
kaitseministeerium kontrollib ligikaudu $4,7 triljoni väärtuses varasid, mis hõlmavad rajatisi, seadmeid, relvasüsteeme, inventari, kinnisvara ja finantsvara. Ja Pentagoni enda auditorite sõnul ei suudetud 2023. aastaks umbes poole selle raha üle korrektselt arvestust pidada. Sellest rahast piisaks umbes 150 Gerald R. Fordi klassi lennukikandja ehitamiseks. Need on kõige kallimad kunagi ehitatud sõjalaevad, mille hind on umbes $13 miljardit tükk. Pentagoni auditi läbikukkumised näitavad finantsstruktuuri, mis on teadlikult loodud läbipaistvust vältima. Selle struktuuri tipus on erijuurdepääsuga programmid ehk SAP-d. Need on salastatud uurimis- ja kaitseprogrammid, mis tegutsevad väljaspool tavapärast hankimise ja järelevalve raamistikku. Neid rahastatakse mehhanismide kaudu, mis on eelarves tahtlikult varjatud. Pentagoni enda peainspektor on tunnistanud ametlikult kinnitamata SAP-ide olemasolu. Need on nii sügavale peidetud, et isegi kongressi komisjonid, kes peaksid neid järele valvama, ei ole alati nende olemasolust või rahastamisest täielikult informeeritud. Sõltumatu uurimis- ja arendustegevuse ehk IR ja D-rahastuse abil saavad ka eratöövõtjad läbi viia salastatud uuringuid ilma tavapäraste avalike auditi nõueteta. Kulud kantakse valitsuse lepingutele tagasi sellisel viisil, et neid on äärmiselt raske jälgida. Kuid kõige tundlikumate Ameerika lennundusprogrammidega seotud rajatised on osaliselt avalikes registrites dokumenteeritud. Lockheed Martini Skunk Works, mis on U-2 SR-71 ja F-117 taga olev osakond, tegutseb Palmdale'is, Californias, Plant 42 rajatise 4 alal. See on valitsusele kuuluv kompleks, mis on renditud kaitsetööstuse ettevõtetele. Northrop Grumman ehitas seal ka B-2 Spirit Stealth pommitaja. Siis on veel Dugway Proving Ground Utah's salastatud katseala, kus arendatakse ja testitakse relvi, sensoreid ja süsteeme, kuid üksikasju avalikkusele ei avaldata. Need rajatised ei ole salajased selles mõttes, et nende olemasolu oleks teadmata. Salajane on see, mis nende sees toimub. Puudub tegelik järelevalve selle üle, milliseid programme rahastatakse, milliseid tehnoloogiaid arendatakse või uuritakse ja mis hinnaga. Mitte midagi sellest ei auditeerita korralikult, ei tulemuste ega isegi rahastamise osas. Kõik, mida inimesed teavad, on see, et raha läheb projektidesse ja kõik, mis sealt välja tuleb, salastatakse kohe. Grush tunnistas seda otse. Ta süüdistas sõjaväge vahendite väärkasutamises, et hoida UAP-ga seotud programme kongressi eest varjatuna. Ja ta ei rääkinud pelgast teooriast. Ta ütles, et see oli midagi, mida ta nägi töötades julgeolekuloaga luureametnikuna. Ühele programmile mõeldud raha suunatakse teise. Rahastus läheb musta eelarvesse ja ei tule sealt välja viisil, mida järelevalve suudaks jälgida. 2023. aastaks tähendas see 6 järjestikust läbikukkunud auditit ja $1,9 triljonit aruandluses kajastamata varasid. See oli märk süsteemist, mis on niimoodi toiminud juba väga pikka aega. Ja inimesed, kellel on kõige täpsema teadmised selle kohta, kuhu see raha täpselt läks, on samad inimesed, kelle poliitilised esindajad just tagasid, et sundvõõrandamise klausel ei saaks kunagi seaduseks. Ameerika seadustes on säte, mis nõuab, et kõik valitsuse või töövõtja programmid, mis tegelevad UAP-dega, tuleb teatada niinimetatud kongressi 8-liikmelisele juhtgrupile. Need on 8 kõrgetasemelist kongressi juhti, kes juhivad USA luurejärelevalvet. Esindajate koja spiiker, esindajate koja vähemusliider, senati enamus- ja vähemusliider ning mõlema luurekomitee esimehed ja juhtivad liikmed. Neil peaks olema juurdepääs kõigile täidesaatva võimu poolt juhitavatele salastatud programmidele. See ei ole soovitus, see on seadus. Kongressile esitatud tõendid, mida esitas Grush ja kinnitasid teised tunnistajad, viitavad sellele, et UAP-dega seotud programmid on tegutsenud ilma vajaliku teavitamiseta. Tööhüpotees on, et teavitust ei viivitatud. Selle asemel olid programmidega seotud süsteemid muutunud piisavalt autonoomseks, piisavalt isemajandavaks ja eemaldunud tavapärastest järelevalvemehhanismidest. Luurekogukond ei tegutsenud põhiseaduslikus raamistikus, vaid sellest mööda. Just seda püüabki Gang of Eight'i säte ära hoida. Ükski programm, olenemata selle salastatuse tasemest või tundlikkusest, ei tohi toimida ilma vähemalt 8 valitud esindaja teadmiseta, kes vastutavad Ameerika avalikkuse ees. Kui see kaitsemeede kõrvale jäetakse, ei ole enam tegemist lihtsalt salastatuse küsimusega. Jääbki süsteem riigi sees, mis teeb tohutuid rahalisi ja strateegilisi otsuseid peaaegu täieliku läbipaistmatuse ja väga vähese demokraatliku vastutusega. Äkitselt võib valitsuse toetatud üksus kulutada tohutuid summasid raha, ilma et keegi sellest aru saaks või suudaks kontrollida, kuhu see läheb. Nii ongi raha kadunud. Õhuruum on kompromiteeritud. Valitud esindajad on jäetud programmide juurest kõrvale, kuigi seadus nõuab nendele avalikustamist. Teisel pool on avalikkusele suunatud narratiiv. Meile öeldakse, et ainus seletus on see, et enamik UAP või UAP-ga seotud sündmusi on võimalikud tõendid maavälise intelligentsi kohta, mis pärineb väljaspoolt maad. Seda narratiivi levitavad meile kongress ja valitsus ise.
ja on lihtne näha, kui mugav see neile on. See ongi spetsiaalselt loodud selleks, et takistada igasugust ratsionaalset uurimist selle kohta, mis tegelikult toimub Ameerika Ühendriikide oluliste kaitserajatiste sees või ümber. See viib meid viimase pusletükini. Kui Langley kohal olnud lennumasin oleks tõesti maaväline, siis miks teenib Pentagoni katteversioon nii ideaalselt maiste kaitsetööstusettevõtete huve? Ja mis siis lõpuks on tegelik oht? Siin on see, mida tõendid tegelikult näitavad, kui need kokku panna ilma nende ümberloodud narratiivi filtrita. 46 salastatud videot, mida esindajatekoja järelevalvekomiteele ei avaldata, ei hoita tagasi selleks, et takistada avalikku paanikat maavälise intelligentsuse pärast. Neid hoitakse tagasi selle tõttu, mida need dokumenteerivad Ameerika sõjalise võimekuse kohta selle riigi kõige tundlikumas õhuruumis. Need lindid ei näita peaaegu kindlasti mitte mõnda teistest galaktikat pärit alust. Need näitavad andurite salvestatud kõrglahutuskaadreid vastase mehitamata süsteemist, mis tegutseb piiratud USA õhuruumis ja teeb seda ilma, et teda takistataks. Langley juhtum on kõige nähtavam näide mustrist, mis on aastaid toimunud mitmetes tundlikes rajatistes. Jutustus on, et need on UAP-d ja need tuleks klassifitseerida teise agentuuri jaoks anomaaliana ning kui osa meie otsingust maavälise elu järele. Aga see järeldus oli lihtsalt teadlikult kujundatud kommunikatsiooniline hoiak. See on kontrollitud põletamine. See narratiiv lihtsalt varjab tegeliku probleemi ja sellel on oma põhjus. Me ei tea, mis need on. See takistab vastutuse võtmist erinevalt sellest, kui öelda otse, et Hiina droonid rikkusid Langley õhuruumis 17 ööd järjest ja me ei suutnud neid peatada. Esimene on mõistatus, teine aga kõrgeimal tasemel sõjaline ja luurealane läbikukkumine. UAP siltil on ka teine funktsioon, mis on institutsioonidele samaväärtuslik. See peseb finantsjälje puhtaks. Kui need programmid on kestnud aastakümneid, on kulutusi lihtsam kirjeldada kui uurimistööd mõistatuse kallal, sest alternatiivi on raskem valjult välja öelda. Et see võis rahastada tupikusse viinud pöördprojekteerimise katseid või et elektroonilise sõjapidamise kaitsesüsteemid ei töötanud nii, nagu oli ette nähtud. Või andurisüsteemid ei suutnud tabada droone, mis nüüd pääsevad USA baasidesse. Ebaõnnestunud teadus- ja arendustegevus salastatud tasemel on poliitiliselt katastroofiline, kuid salastatud teadus- ja arendustegevus, mis on suunatud tõelisele kosmilisele mõistatusele, on kuidagi paremini talutav. Nii et tulnukalugu ei ole kattevari tulnuka tehnoloogiale, see on kattevari läbikukkumisele ja rahale, mida avalikkusele ei saa seletada. Lieutenant Ryan Graves, mereväepiloot, kes andis tunnistusi koos Crushiga, ütles otse: kui kõik näeksid neid sensori- ja videomaterjale, mis mul on, ei oleks kahtlustki, et UAP oleks meie kaitse-, luure- ja teadusringkondade peamine prioriteet. Tal oli õigus, aga mitte sellel põhjusel, mida tulnukaloo pooldajad eeldavad. Kui Kongressi järelevalve näeks neid 46 lindistust kogu nende salastatud kontekstis, saaks UAP-st tõepoolest peamine prioriteet. See oleks vaieldamatu tõend, et keegi maal on saavutanud juurdepääsu Ameerika piiratud õhuruumile sellisel tasemel, mida USA sõjavägi praegu takistada ei suuda. Ja see keegi ei ole tõenäoliselt USA sõber. Kõige tõenäolisemalt on see Hiina ise, kellel on süsteem, mis vastab võimekusele, mida see riik on juba varem demonstreerinud ning lendab nüüd luure eesmärgil otse USA mandriosa kohale. Oht ei tule tähtedest. Järgmise sõja esimene lahing peeti juba 2023 aasta detsembris Virginia kohal taevas. See lahing peeti ilma ühegi lasuta ja USA ei võitnud seda kindlasti. Ja kui see kõlab nagu üksikjuhtum, siis see nii ei ole. Sarnased küsimused on tekkinud mõnedes kõige tundlikumates kohtades maal. Uuri välja, miks sõjavägi ei suuda neid UFOsid USA ja Venemaa tuumarelvade paikades seletada või klõpsa sellele videole.